You wanna see something cool? Okay. Joo, enne kui sa vaatad seda videot edasi, siis teeme ära eelmise korra shoutouti. Eelmisest videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar, shoutout sulle. Ja kui sul on soovi järgmise video shoutouti saada, siis kommenteeri see video alla midagi lahedat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Jah, see on juba õhtu, see on selle päeva õhtu. Ma olen ramp väsinud, nii et teil saab olema lahe vlog, sest et see oli freaking väsitav päev jau. Me seiklesime hella palju, see oli reaalselt nagu Breath of the Wild Adventure. Davai, tšau! See tuleb eepiline quest. Me lähme reaalselt kogu selle tee alla, mida ma just näitasin teile. Siit alla, sealt, kuskil seal kaugel. Ja lõpuks me jõuame sinna kohta, kus oli see ilus saareke, nii-öelda, türkiis sinise veega. Ja siis me läheme ujuma. On ju, Ketle? Tegelikult vesi on räigelt külm, ma käisin täna basseinis, nagu, suurdega talisuplus pole ka nii hull, kui siin vee temperatuur. Padi, me oleme kohe, mis kohe, me oleme räigelt kaua jalutatud juba. Aga me hakkame vaikselt vist kohale jõudma. Sest et siin on siuke silt. Wow! Dude, alt veel ilusam kui üleval. Reaalselt, where's the ice cream at nagu? Ma tahaks ka jätse. Me oleme terve aja otsinud siin mingit head gelato. Pizzat tahaks täna. Ma tahaksin jälle pizza. Meil on natuke veel kõndida mööda liiva ja siis me oleme seal. Seda ei ole nii hästi. On küll näha, seal saarel. Me vaatame selle koha üle seal. Ma ei tea, kuidas teil playerid on olnud sellega, et kui, ma ei tea, kas te olete üldse tegelikult nagu mingi Breath of the Wild mänginud ja reisimas käinud. Aga iga kord, kui ma olen reisil ja ma olen enam-vähem nagu taolises kohas, siis nagu siukeses kohas reaalselt, siis ma tunnen ennast nagu ma oleksin Breath of the Wildis või ma ei tea, ma ei saa öelda, et see on nagu GTA, sest et see ei ole nagu GTA, see ongi pigem nagu Breath of the Wild või siis ma ei tea, mõned on kindlasti mänginud seda Outer Worlds. Reaalselt mul on siuke tunne, nagu see ei saa olla sama planeet. See ei saa olla. Ma ei komprehendi seda oma eestlase peaga, et me elame siukses hallis riigis. Eesti on absoluutselt suvel mega ilus. I love it. Eesti on väga ilus kohti ka. Aga see fakt, et me oleme üle poole aasta lihtsalt mingi elu on halb. Okay. Tegelikult on siuksed ei ole. No, lihtsalt oleme mingisugused null motivatsiooni. Ja sa tuled siia, lähed siukest asja. Kus see võimalik on, et me oleme samas serveris? See ei ole võimalik. Nagu mida? Mida me näeme praegu? See ei ole ju päris. This ain't real, yo. See peab olema simulatsioon. See ei ole päris reaalselt. We live in a simulation, jo. Ma ei tea, kes see game dev oli, kes selle asja tegi siin. Ja selle. Mad respect. Siit ületamiseks on vaja jalatsid ära võtta, okei, davai. See you on the other side, Nikes. Me läheme pants. Võtame koerad välja. Kes lasi minu koerad välja? Oh my god, kui kõdi on. Räigelt kõdi on, aine. Kuule, siin läheb päris sügavaks. Mul on peaaegu põlvedeni vesi. Kellegi garaaž on seal lihtsalt terminaalis pargib oma Porsche ära sinna. Ütleme nii, et kaldkrips RTP on tehtud, aga kurat, seal tuli ka ikka oma miinustega. Koerad said hevilt tämmi, ütleme nii. Pandi heavy shotguniga. Okei, nagu näha, me enterime dungeonisse. Mis iganes meil siin vastu tuleb, meil oli quick save enne ära, aga ma ei tea, kas me saame respawnida üldse. Oh my god, mis keeles sa räägid? See on mingi Tarzani kodu. Siin peab pileti ostma. Scam. Oh my god, mis värvid. Vaadake seda. Siin pole color grade'i peal isegi. Maksime ticket fee ära 3 €, sest et me oleme eurooplased ikka. Euroopa the greatest. See ongi või? Oh, scam. See on scam. See ongi kõik. See ongi 3 €. See, et me saime siia tulla. Siin on WC ka. Okei. Aga ikkagi top spot. Even if spelled backwards. 6 €, ütleksid, et on väärt.
tegin nalja tegelikult. Ei, see ongi kõik. Jah, siin on WC ja rohkem siin ei ole ju midagi. Okei, seal üleval oli ka mingi uks, võib-olla sealt saab käia läbi ja siis saab minna koobastesse, ma ei tea, aga... Teen nalja mulle? Ei tee! Ma teen sulle nalja. Ma mõtlesin, ma teen nalja. Ei, aga kus siin edasi minna? Siin on ju uksed lukus või? Mõtle, sa elad siukses kohas. Võtke seda kui minu inspireerivat momenti sellest vlogiseeriast. Tänase päeva quote, olles siin ilusas paigas, on see, et võitja on kaotaja, kes proovis lihtsalt ühe korra veel. See koht, kus ma näitasin, et on kellegi garaaž, see ongi siin. See ongi reaalselt siin all. Mõtle, siin on reaalselt mingisuguse mäe sees on kellegi garaaž. Ma arvan, et siia saab paadi panna. Jah, pigem jah. Crazy business. Okei, full 2 mähkarit Sitsiilias reaalselt. Siin on värav ja me tulime sellest läbi. Me olime mingi ülipikalt seal pettunud. Tegelikult siin oli värav ja nüüd me saame exploorida kogu saart. Ja Ketli filmis nii piinliku snappi rääs, ma ütlesin, ma siin on kohe kuulda. Butcherisin kogu flow reaalselt. Kaks mähkarit Sitsiilias. Okei, ma ei teagi, kust alustada nüüd. See on küll mingi Kung Fu Panda land reaalselt, vaata nagu seda. Wow! Ütle, et see ei ole Kung Fu Panda. Ma nii kujutan ette, et Bow tuleb sealt alla ja siin platsil harjutab Kung Fu'd. Living the dream? Ei saa edasi või? Damn, ma just tahtsin öelda, et me läheme Teenage Mutant Ninja Turtles landi läbi seweritest vahiseda käiku. Imagine, kui me ei oleks siia tulnud. Reaalselt. DLC oleks ikka veel lukus. See on mega cool, et me reaalselt unlockisime nii palju rohkem seda mappi. Lihtsalt sellega, et me õssime DLC passi. Expansion passi. Peame minema. Me saame reaalselt siin linnas veel exploorida. Sest et see juba siin. Ketli oli mingi, et keerame tule siia. Prada, me oleme siin juba. Tuleme. See on ohtlik. Saad aru, kui ma paneks ühe laksu siia, see kogu asi laguneks ära. Mida sa ajad? Sa lööd endal käe pooleks. Sa tõesti pead ennast Kung Fu Pandaks või? Kuupia. Kui me ei oleks seda expansion passi ostnud ja me ei oleks isegi mappi avanud. Kui me nagu kogu see, mis seal oli, oleks kõik olnud just selle tripi vältel siin. Me jõudsime kuskile backrooms. Vaat, siin on mapp. Atlandi ookeani mapp. Seda ei ole kaamerat vist võib-olla isegi eriti hästi näha, aga ma ei taha siin peale astuda. Okei, Ketli lihtsalt tuimalt astuda. Mul on kõht. Päris tühi juba tegelikult. Sul on ka või? Ei. Ei ole või? Päriselt ei ole. Mul on kõht päris tühi. Hungry boy. Tahaks pizzat. Vesi on nii rahulik. Kaamerast vist ei ole eriti näha. Ma ei saa sellega zoomida ka, aga seal on natukene näha seda vett. Mega rahulik. Me teleporteerusime siia ülesse. Kutid, see ülesse tulek oli crazy. Me olime täiesti läbi omadega. Aga me tulime siia väiksesse söögikohta. Ketli tellis endale carbonara pasta. Meile toodi siin mingi krõpsuvärk, särki pähkleid. Ma tellisin margarita pizzast, et see oli põhimõtteliselt... Jaa, see näeb hea välja. Aga see oli põhimõtteliselt ainus, mis siin pakkuda oli. Ja ma tahtsin pizzat. Ega siis midagi muud üle ei jää. Mul on kõht räme tühi. Me saime viimati hommikul reaalselt 9:30. Ja nisu. What's up? Me pidime nii kaua bussi ootama reaalselt. Jälle mingi samasugune jama nagu eile. Pidime ülikaua bussi ootama. Aga ma olen kodus, ma olen ilusti pesus ära käinud. Mõnus on olla. Gamer nagu ma hingelt olen, siis ma ikkagi võtsin Steam Decki kaasa. Ma vaatasin, et soodukaga oli Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate. If y'all don't know, teismelised freaking ninja kilpkonnad on minu lapsepõlv. Nii palju, kui ta sai osa olla mu lapsepõlvest. See Splintered Fate, see oli vist tegelikult telefonimäng, aga siis see tehti paremaks ja toodi ka arvutile ja konsoolidele. Anyway, see just soodukaga ja mul oli Steamil täpselt nii palju krediiti lihtsalt mingi eelmistest ostudest ja CS-i case'ide müügist, et
I bought it, you know. Ma tõmban veits selle peale. Me oleme Ketliga siin üldiselt õhtuti pilte tuuninud ja valinud ja värki. Et kõik õhtud on enam-vähem samamoodi niimoodi läinud. Täna me jõudsime natuke varem koju seega. Ma saan natukene pelunnida ka, nii et off we go. I love this thing, reaalselt. Mulle nii meeldis Nintendo Switch ka. Ja Nintendo Switch 2 tuleb, see on hype. Aga Steam Deck on reaalselt üks parimaid osta, mis ma olen teinud. See on nii freaking dope. Mul on Steam'i kataloogis suht palju mänge. See on vinge masin. Plus sellel on OLED ekraan ka. Kui te olete neid TMNT mänge mänginud, Shredder's Revenge, ma ootasin seda mängu nii pikalt, siis kui see välja tuli, see oli nii perfektne päev. Ma vaatasin, kuidas streamerid mängisid seda, ma ostsin selle, ma mängisin seda J-Shock Blasti ja siis ma ei mäleta, mis selle teise streameri nimi oli, ma leidsin mingisuguse streameri ja siis ta mängis seda Twitchis ja siis ma liitusin ja pelasime koos ja värke. See oli nii freaking lahe päev. See oli vist see päev ka, kui ma sain koolis mingi suure töö tehtud või sain üldse selle lõputöö esitatud. Ma ei ole kindel. See oli nagu fire päev. Ma kuulsin kuskilt keegi sautsus välja. Shredder's Revenge, kes te olete mänginud? Shredder's Revenge'i stiilis tuleb Marveli mängust. Mis on crazy. Kui see on päris, siis see on crazy, sest et nagu Marvel Rivals tuli, see on fantastiline. Shredder's Revenge oli nagu dope mäng, vaata, siuke mingi old school stiilis, beat em up, kui selles stiilis tuleb reaalselt Marveli mäng. My god, I'm going nuts, yo, I'm geeking out. Ma loodan, et teil oli tore vaadata seda videot. Kindlasti smashige seda like buttonit, subscribe'ige, olge tublid, olge mõnusad ja näeme juba järgmises videos. Davai, peace out!